Ma olen Woodrow Cole. Mind kutsutakse ka kapten Woodrow Cole. Ma olin veel peaaegu 10-aastane, kui ma juba liitusin Texas Rangeritega. Ma olin Alamos. Ma olen sõdinud mehhiklaste, indiaanlaste ja lindpriidega. Nüüd ma olen vana. Ja see, mida ma otsustasin teha, ma ei tea, kas see oli õige otsus. Ma ei tea, kui palju ma oma elus olen õigeid asju teinud. Ma loodan, et see, mida ma nüüd tegema hakkan, on õige. Raisk! Vabandust, ma tean, et nii ei ole ilus öelda. Aga niikuinii ei kuule mind siin keegi. Tuleb tunnistada, ma olen eksinud. Raisk! Mul on vesi otsas, hobune jooksis minema, mu revolver on tühi. Kellega te seal räägite? Iseendaga või näete te siin veel kedagi? Ei, ma ei näe midagi. Ma olen pime. Miks te iseendaga räägite? Ma räägin iseendaga, kui ma hakkan närvi minema. Ja ma hakkan närvi minema, sest ma olen eksinud. Kas te olete ka eksinud? Ma väga loodan, et mitte. Te peaks olema, arvestades, et te olete pime. Mu hobune ei ole. No, ma olen Teresa. Mis teie nimi on? Vabandust, Preili, ma oleks pidanud neid esitlema. Minu nimi on Gregory, aga kõik kutsuvad mind Greksiks. No, mida te siin teete, Greks? Ma tulin oma hobust otsima, aga siis kaotasin jäljed. Aga üldiselt olen ma bandiit. Ma röövisin Southern Pacificu rongi. Peaksin ma teid kartma? Ja üldiselt bandiidid on kardetavad, aga ega ma ei ole mingi mühakas, kes Preilile häda teeks. Kuigi ma pean teiega aus olema. Kui te oleksite mees, siis ma võtaksin teilt selle hobuse ära. Mul on hädasti hobust tarvis. Ja kuidas te seda korraldaksite? Äsja ütlesite, et teie revolver on tühi. Mina teie asemel ei lobiseks nii palju. Muidu võib jääda muljet, et te latad ära. Aga mulle meeldib, et te olete aus. Woodrow Cole on aus. Woodrow Cole, see Rangerite kapten. Kas te tunnete Woodrow Cole'i? Ta on mu kasuisa. See siin on Woodrow Cole'i hobune. Paar päeva tagasi tuli ta üksi koju. Ma kardan, et mu kasuisaga on midagi juhtunud. Ja ma otsustasin teda otsima minna. Kuidas? Hobune aitab, ta on nii välja õpetatud. Kõigepealt tuleb ta koju ja siis asub peremeest otsima. Ma olen üpris kindel, et ta viib mu Woodrow Cole'i juurde. Järelikult ainuke siin, kes teab, kuhu minna, on see hobune. Kui te ei taha siia ekslema jääda, siis soovitan liituda. Ma olen bandiit. Woodrow Cole on terve elu bandiite taga ajanud. Te peate talle ütlema, et bandiit olete. Ja ma peaks ikka päris juhma olema, kui ma Woodrow Cole'ile teataks, et ma olen bandiit. Aga kui ma seda ei tee, kas te peate mind ikka ausaks? Muidugi. Ainult latatarad robisevad kõik välja, mis teavad. Sellisel juhul ma võtan teie pakkumise vastu, Preili Teresa. Tulgu, mis tuleb. Aga me võime juttu ka rääkida. Ma olen nii kaua vaikuses ratsutanud. Ärge muretsege. Ma ei pea teid latataraks. Ma eeldan, et Jerry Hintz pole veel tagasi. Ei, ja ma ei näinud ka ühtegi mehhiklast. Jumal tänatud. Mehhiko on past. Jerry Hintzi pole. Mehhiklasi pole, ainult vana Eib on väljas. Vana Eib võiks ilmutada rohkem tagasihoidlikult. Kui ta päeva ajal väljas ei laiutaks, käiks siin rohkem rahvast. Ja asutusel läheks paremini. Teil on logismadu õua peal.
see on vana Abe. ma nägin, et ta on vana. aga miks ta on Abe? President Abe Lincolni järgi. ma imestan, et te teda maha ei lasknud. miks? ta ei tülitanud mind. ja kes teie olete? mina olen Aurora, aga mind kutsutakse Roos. ja see seal pudeliga on Tuko, õigemini juba teise pudeliga. ja see seal kiiktoolis on Alex, selle Prestigio kaasomanik. see on Woodrow Cole. Kapten Woodrow Cole. kapten, kas teil on laev? ei, proua. mul pole kunagi olnud laeva. ja nüüd pole mul enam kah hobust. Woodrow Cole on Rangerite kapten. Jerry Hins on Rangerite leitnant ja Presidio, üks omanik. nii kutsutakse seda lõbusat asutust. muuseas, ta ratsutas hiljuti välja, kui see laskmine algas. ega te sellest ei tea midagi, kapten? noh, need lasud olid sihitud minu pihta. terve hulga padruneid kulutasin ise ka ära. Nad tahtsid mulle ära teha. ma ei saa seda neile halvaks panna. olin neid terve nädala jälitanud. ühele või kahele sain pihta, 2 või 3 tegid sääret. ja siis jooksis mu hobune minema koos Winchesteri padrunitega. ja mul ei jäänud mitte midagi muud üle, kui siia kõmpida. üks ratsanik, pakun end leitnant Hints. kapten. leitnant, mul on kahju, et ma teile appi ei jõudnud. ma näen, et te olete jalamees. aga need teised jäid ka oma hobustest ilma. ma leidsin 3 mehe jalajäljed kuivanud jõesengist. pidi olema 4. noh, igal juhul ühel sellil enam hobust tarvis ei lähe. hea lask, kapten. ja ma leidsin selle õnnetu juurest selle. raha. paberraha ja mündid. võib-olla mitu tuhat. mina loen üle, mulle selline asi meeldib. noh, see seletab, miks Southern Pacific nende peale püüdmistasu oli välja pannud. õigemini ühe peale neist. tema nimi on Grex. Southern Pacificu mehed ütlesid, et tegu on ohtliku kurjategijaga. noh, selle madina põhjal, mis nad mulle korraldasid, ma ütleks, et käpardid. käpardid või mitte, aga nad tulevad tagasi. Roos teatab meile varsti, mis ta seal kokku luges, aga need, kelle noos see oli, tulevad kindlasti seda tagasi nõudma. jumal tänatud, et meil on siin vastuvõtukomitees 2 rangerit. $10,500 ja 1 küünlajalg. siin majapidamises pole kunagi nii suurt summat nähtud. see raha ei kuulu teile, meile ega neile bandiitidele. aga tal on õigus. Nad tulevad tagasi. ja nad võivad värvata terve sõjasalga, pakkudes avansiks osa $10,500. ma ei oska midagi öelda küünlajala kohta. seda ma ei usu, kapten. siinkandis pole mitte kedagi värvata. ma arvan, et nad tulevad oma jõududega ja nii kiiresti, kui saavad. aga me võime saata telegrammi Southern Pacificu juhtkonnale. mina lähen, ma ei käi mitte kusagil. siin Presidios on igav, Tuko joob kogu aeg. ainult vana Eip käib väljas. vähemalt ma saan naistega juttu ajada. Pole paha mõte. ja ma tean, kus seda raha saaks seni ka hoida. külmkeldris vana Eibi juures. ta praegu küll kuskil ära roomanud, aga enamalt jaolt on ta ju kodus ja ma ei tea küll kedagi, kes oleks vana Eibi käest midagi varastanud. see lõgismadu elab teil külmkeldris. juba mitu aastat mina seda kotti sinna küll viima ei lähe. mina viin. Alex on ainuke, keda vana ei talus. Nad on ühevanused, ma ei imestaks, kui nad on sugulased. no jumal tänatud, et vana Eib ei tea midagi rahast. vastasel juhul ma teda ei usaldaks. $10,500 kujutavad endast suurt kiusatust. tänan usalduse eest, kapten. viin seda hommikul külmkeldrisse.
Siis on vana Eip jahil tagasi ja leebe. Seniks ma vaevan ise. Leitnant, seal väljas varitses veel keegi. Keegi, keda ma ei usaldaks lähemale kui püssilasu kaugusele. Mu hobune ei karda püssilaske, aga ta jooksis minema. Ja nende bandiitide hobused põgenesid samuti. Ilmselt te mõtlete kindral Liid. See on üks vana puuma. Murrab antiloope ja vahest arva mõne veise. Miks te teda maha ei lase? No miks me peaks? Meid ta ei häiri. Tuli mõni aasta tagasi siia kanti, samuti nagu Tuko ja Roos. Vana Eib ja kindral Liid. Selle peale ma võtaks meeleldi ühe klõmaka. Kui ma ennist tulin, ma nägin õue peal kohe teie vana Eibi. Aga kindral Liid ma ei näinud. Aga ma tean, tema jälgis mind kogu aeg. Näita. No ja sul on vedanud. Hudrokool tabas liha. Luu ja veresooned jäid terveks. No te ei kutsu mind asjata vanaks kuulikindlaks. Pole see mingi vana kuulikindel. Kui sa oleksid kuulikindel, poleks kapten Kool su kaelast läbi lasknud, vaid kuul oleks tagasi põrganud. Ära muutu häbematuks, Kiid. Ise te lasite jalga, kui Jauno Eerik ja Tulsa pihta said. Me ei lasknud jalga, me jooksime hobustele järele. Me arvasime, et noos on endiselt Kreksi sadula taskutes. Pealegi me arvasime, et onu Eerik ja Tulsa on omadelt küpsed. Te ju arvasite. Noosi ei jäeta kunagi sadula taskutesse, kui hobused on oma peal. Ma andsin Talsale käsu noos enda kätte võtta, sest ta ei ole eilane, nagu sina oled. Ma räägin sulle, kuidas ma selle hüüdnime sain. See oli peale Alamut. Ma olin siis noor, veel noorem kui sina praegu. Nad kutsusid mind nalja pärast onu Eerik. Me pagesime mehhiklaste eest ja jõudsime Colorado jõe lävele. Siis major Williams küsis, kes on vabatahtlikult nõus siia jääma luurele, kui mehhiklased saabuvad. Ma tõstsin käe. Üks Tennessee poiss andis mulle kannutäie napsu ja kurat võtaks, ma kavatsesin selle seal ära juua. Aga siis tuli üks kapral, noor, nagu minagi olin, ütles, et mehhiklased on kohe siin ja me peame jalga laskma. Sitta nad on, ütlesin ma talle. Aga nad tulid. Neil olid head hobused, tänu sellele me üldse pääsesime. Hiljem urgitses kirurg mu seljast 4 musketikuuli välja. Siis ma saingi selle hüüdnime vana kuulikindel. Nemad jooksid hobustele järele. Ja kus need hobused on siis? Mart, Läntris. Need olid Roy Beani hobused ju. Roy Bean elab Läntris. Ma ei hakanud ometi hobuste järgi Läntrisse jooksma. Ja kus Kreks on? Kreksi pärast ei ole vaja muretseda. Ta on taibukas. Ta surnud ei ole ilmub varsti välja. Aga kus on noos? Sul pole õrna aimugi, kus on noos. Aga mina tean, kus on noos. Jerry Hintsi käes. Jerry Hintz, see Ranger. Kuidas tema asjasse puutub? Ei puutugi. Aga kui ma sellest paugust toibusin ja nägin, et Talsa on omadega läbi ja need nadikaelad on mind maha jätnud, leidsin ma Talsa juurest sadula taskud, aga noosi seal sees ei olnud. Küll aga leidsin ma sealt Jerry Hintsi jalajäljed. Kus sa tead, et need just Jerry Hintsi jalajäljed olid? Sest ta kannab Jose Sanchez'e tehtud saapaid. Jose Sanchez El Pasos paneb oma saabastele igavesti pirakad kontsad alla, et need ära ei murrus. Mitte keegi teine ei kanna selliseid saapaid. Jerry Hintz pesitseb vanas presiidios koos nende hulguste Aleksi ja Tuko ja selle vana mehhiklasega. Pakun, et Kool on ka seal. Aga teid on ainult 2. Neid 2, koos sellega 1,5.
aga igal juhul me peame selle noosi presiidiost ära tooma. Siis. Onu Eerik, ma tahan ka endale hüüdnime. Hiid pole miski nimi kellegile, kes on Woodrow kooli varitsenud. Tema tahab mulle hüüdnime ja mis see peaks siis olema? No näiteks Southern Pacific, nagu see rongiliin, mida puistasime. Kreks käis rongis, sina valvasid ju hobuseid. Olgu. Me lähme ja toome selle noosi sealt ära. Kas nii või naapidi? Siis võid omale uue hüüdnime saada. Mis see veel on? Sa võid minu peale kindel olla. Ma olen kiirem kui Jerry Hintz ja kiirem kui kapten Cole. Nägid, ma olen kiirem kui sina. Vaata ette, poiss. Lased omal varba otsast ära. 11. Ma lähen nüüd kusele. Ja siis läheme Roy Beani juurde. Hobuste järele. Neid on meil vaja. Noh, kas võllapuu on valmis? Jah, papa. Aga kas ta on piisavalt tugev? Mina küll sellist võllapuud ei taha, kus tavaline võllaroog sinna ära ei maha. Ai, papa, sina oled meil ainult rahukohtunik ja sul ei ole õigust surmanutlust määrata. Äärmisel juhul võid ta mõne hulkuva kassi oksa tõmmata. Noh, aga selle jaoks on ju see võllapuu hea küll. Ja sa tead kuradima hästi, et ma ei lubaks sul mitte ühtegi hulkuvat kassi ei võlla ega kuskil mujal tõmmata. Nii on lood. Tead küll. Mis veel uudist? Mis veel? Vaat seal see Jesus Torres, teisel pool raudteed rahukohtunik. Jah, ta kohtub valijatega. Ja ma kahtlustan, uute rahukohtunike valimistel tahab ta sulle kindlasti ärtust ära teha, see on ka selge. Vaevalt küll. Noh? No ja veel uudist. Seal väljas on rahvas. Kliendid? Ei. Jõnglased nõuavad kommi. Lapsed on inimkonna tulevik. John, palun, kostita neid. Sa tead, kus kommikott on? Jah, papa. Ja, seal on rahvast rohkemgi veel kui ainult lapsed. Ma näen justkui, et onu Eerik on oma pundiga. Ja, papa, kas ma kutsun nad sisse? No kutsu. Ahah. Aga nad on nii on pätikari. Ah, jaa küll. Tulgu siis, ma ei hakka. Las aga tulevad. Kui juba tulevad, jah. Terekest kohtuniku härra. Sul on vägev võllapuu. Tere, vana nõid. Mis uudis? No, varsti on rahukohtuniku valimised tulemas ja meie punt oleks kindlasti sinu selja taga. Sul on palju rohkem kogemust ja kuraasi kui sellel Torresel. Ja nüüd on sul võllapuu ka veel. See peab terve hobuse vastu. Õieti hobustest me rääkima tulimegi. Meil oleks tarvis sinult jälle hobuseid läänata. Sa pagan! Eelmine kord lasite meie hobused jooksu. Need lankisid üksi päini kodu tagasi. Ja jälle on ühel hobusel sadula taskud puudu. No kuna kaua võib niimoodi, jah? Signoral on õigus. $100 päev. $100? No see on küll soolane taks. See ei ole mingi taks, see on röövimine. $100 paari krodu eest päevas. Selle eest ma saaks oma raudtee ehitada enda juurde. Ehitadki raudtee, siis on mida röövida. $100 päevas ja jutul lõpp. Arutame seda asja rahulikult. Kutsume Johni, ta on sul priiske poiss, tal on kindlasti oma sõna öelda. Papa, oota. John, poiss, tule siia. Oota, papa, rahu. Nii, John, kas $100 päev meile sobib? Iga kell. Selge, papa. Kas sa lastele kommi andsid? Andsin. Ja ripuvad kõlguvad võllapuu otsas. See on tugev küll, peab vastu küll, jah. Kas see võllapuu peaks minu raskuse vastu pidama? Võta oma sõnad tagasi, kohtuniku härra. Kes end võllaga seob, seda peab võllas meeles. Nad ei kutsu mind asjata vanaks nõiaks. Mina tean,
Lähme, see on täielik aja raiskamine. võta oma sõnad tagasi, sa kutsud endale häda kaela. papa, mida me nüüd veel teeme? Nii, võtke kaheraudne ja ajage see inimeste hulk sealt raudtee minema. Ahaa, sa mõtled neid tüüpe seal Torrese valimisüritusel. Me võime ju nad laiali ajada, ma leian, et see on suht mõttetu. Pooled on mehhiklased, teine pool neist on hiinlased. Neil kummagil puudub valimisõigus rahukohtunikule. Nii on lood. Nii. Võtke püssi ja hakake astuma. Mina lähen selle ja õnglased võllapuult alla. Lähme, papa, pole mõtet vaielda. Luurikas, mis see siis olgu? Kindlasti vaidled siis ka vastu, kui surnud ju pooled. Vana tömikas selline. noh, poolteist, sa ei öelnud sealt midagi, muidu oled alati nii naadad. Kui ei viitsinud selle vana tolaga jageleda, ta ajas mind nii närvi, mul ei kange tahtmine teda maha lasta. Kuule, Roy Bean on rahukohtunik. Rahukohtunik minu petust! Eelmistel valimistel sai ta rohkem hääli, kui oli valijaid kokku. Petis mitte rahukohtunik ja nüüd ehitas selle võllapuu. Kloun! See võllapuu on pahaendeline. Ma tunnen seda. Olgu, meil on hobuseid tarvis. Ma tean, mida teeme. Me virutame need hobused Roy Beanilt. Ma ise teen seda. Poiss oli ära ja Bean peab siestat. Teda ei olnud väljas näha. Ja nad jätsid hobustele sadulat selga. Nad ei viitsinud isegi neid maha võtta. Hästi. See asi on nüüd otsustatud. Meie Elliga lähme poeretkele. Ma tahan omale lapikud pudelit osta. Kuidagi alasti tunne on, kui midagi põues astus ei ole. Sina lähed ja tood hobused ära. Ja kui sa peaksid Roy Beanile vahele jääma, siis jätad selle asja katki. Ja vaata, et sa teda maha ei lase, ta on ikkagi rahukohtunik. Ära muretsenu, Erik. Ma ei lase teda maha. Vaat nüüd me ajasime selle pundi sealt teisel peal raudteed laiali. Ja muideks, kõige vahvam see, et ma ei teadnudki, et mul on relv laadimata. Vana pagan küll. Selle pundi jaoks poleks relva vaja olnudki. Vot, üks raud oli laetud. Papa, kurat, tule välja! Kas sa pead jälle siestat või? No selle paugu peaks üles ärkama. Lähe vaata, mis ta on. Kus veel? Kurat, nii kaua jälle on. Lähe vaata, see ruuni taha. Ikka ei ole seal ka. Kalju läheb alati aega. Ai. Siin ka ei ole. Kui rahukohtunik, siis rahulikult. Aega härjal, aega orjal. Olen aastaid kannatanud, kannatan veel. Oodata tuleb. Emma! Jaa! Tule vaata! No mis on? Surnud! Surnud! Peab olema. On teine täitsa vaike või? Õiendagi! Läks oma kuradi võllapuud proovima ja tõmbas ennast ise oksavana oinast. John, hobused on karjaadikud kadunud. No, mis see on siis? Võtame papa! Võllapuu pealt maha! Keeb päeva pole ilmselt ripub! Mis see papa hobused on vaja üles leida? Noh, see peaks küll olema hea koht. Presiidio on nagu peo peal. Teed on kaugemale näha kui laskmulvatav. Kus te ise varitsete, leitnant? Näete seda kaljumürakat seal, kuhu taha tee ära kaob? Seda nimetatakse vanameheks. Mina jälgin seda teeosa, mida siit näha ei ole. Ja kui keegi seal roosi varitseb, siis igal juhul kas teie või mina näeme neid kindlasti. Tuko, võtke püsti. Kapten, mis te arvate, kas me näeme neid?
ei, nad on juba ammu kohad sisse võtnud. Mina oleks. Sellisel juhul Roos on ju peibutsis. Nii on. Keegi meist oleks ehk pidanud Roosiga kaasa minema. Ei, keegi meist oleks lihtsalt sihtmärgiks. Roosi nad ei lase. Ja kui nad avastavad, et vankris raha ei ole, tulevad nad presiidiosse. Meie koht on seal. Ja mis me nüüd teeme? Me ootame. Vaadake, Roos asus teele. No teda on miili kauguselt näha. Kapten, mis te arvate, kas need bandiidid võisid ennist ka meid näha? Kas te leitnant Hintsi näete? Ei. Just. Ma olen 40 aastat võidelnud mehiklaste, indiaanlaste ja lindpriidega. 39 aastat sellest kulus ootamisele ja liikumisele, nii et sind ei nähtaks. No selge. Te olete selles asjas ekspert, mitte mina. Tuko, teie olete üks haritud mees. Mis teist sellise tõdemuseni viib? Noh, te tulite Mehhikosse koos keiser Maximilianiga. Maximilianil polnud mingit põhjust harimatuid kaasa vedada. Mehhikos leidub neid niigi küllaga. Soovite lonksu? Ei tänan, ma jätan vahele. Maximiliani ümber keerutas igasuguseid tegelasi, haritud ja vähem haritud. Kõige vähem oli selliseid, keda võis suuseldada. Igaüks mõtles oma huvidele. Mehhiko monarhistid kutsusid Maximiliani lootes, et tema Prantsuse täkkide abil nad võimule paneb. Napoleon III saatis Maximiliani lootes, et Mehhiko monarhistid maksavad Prantsusmaale Mehhiko riigivõla ära, kui võimule tulevad. Maximilian esitas oma tingimuse. Ta nõustub olema Mehhiko valitseja, kui mehhiklased tema poolt hääletavad. Nad hääletasid Prantsuse täägid vastu kõhtu. Nii et Maximiliani impeerium hakkas pettusega. Ja siis Napoleon III viis Prantsuse väed ära. Ta ei tahtnud teie presidendiga tülli minna. USA ei tunnistanud Maximiliani impeeriumi ega tahtnud siia kontinendile eurooplasi siiberdama. Maximiliani kõige usaldusväärsem mehhiklasest kindral hülgas ta ja üks mehhiklasest kolonel müüs keisri vabariiklastele maha. Mis pettusega algas, see retmisega lõppes. Kurb lugu, aga õpetlik. Mina olen oma elu jooksul kohanud igasuguseid mehhiklasi. Nende hulgas leidus ka selliseid, keda võib usaldada. Ainukesed, keda Maximilian võis usaldada, olid tema kaasmalased. Härra Bilemek, kes oli loodusteadlane, ja härra Baš, Maximiliani isiklik arst. Muide, see härra Baš leiutas hiljem seadildise, millega saab vererõhku mõõta. Võib-olla olete kuulnud? Ei. Aga kas te tundsite seda Maximiliani arsti? Kahjuks mitte, ma ei kuulnud keisri lähikonda. Teised tänu sellele ei sattunud ma temaga koos seina äärde, aga miks te küsite? Ma mõtlesin, et võib-olla see Maximiliani arst leiutaks vidina, mis annaks pimedale silmanägemise tagasi. Ma eeldan, et on keegi, kelle silmanägemine teile iseäranis korda läheb, kapten Kool. Tema nimi on Teresa, ta on... Noh, ma olen üritanud 10 aastat tema eest hoolitseda. Teil on kasu tütar? Ma ei tea, kas nii tohib öelda. Igatahes ta on sünnist saadik pime. Ma eeldasin, et teie kui haritud mees tunnete teisi haritud mehi ja arstid on üldiselt haritud. Ma soovin, et saaksin Teresat aidata siiralt.
aga ma tean vähem haritud mehi, kui te arvate. Ja ma pole kuulnud, et keegi pimedaid nägijateks teeb. Mul on kahju. Pole hullu. Theresa on veel noor. Kunagi nad kindlasti leiutavad selle vidina. Nad leiutasid kunstijäsemed. Ja see Maximiliani arst mõtles välja selle agrepuudi. Vererõhuaparaadi. Just, vererõhuaparaadi. Hiljuti nad leiutasid suitsuta püssirohu. Leitnant Hintsi püss laseb väidetavalt sellega 2 miili kaugusele. Aga kui nad pimedad nägijaks teeks, oleks sellest palju rohkematel abi, kui suitsutab püssirohud. Te olete humanist, kapten K. Esimene, keda olen kohanud sellest ajast alates, kui mul õnnestus Mehhikos siia jalga lasta. Ma olen ranger. Pange pudel ära ja võtke püss. Kas te nägite kedagi? Lehelind. Kui leitnant Hint seenist minema ratsutas, nägin lehelindu. Ja nüüd ta tõusis uuesti must põõsa puhmast üles. Emba kumba. Kas leitnant Hints on tagasi? Või on meil võõraid oodata? No, mis mind välja andis? Lehelind. Targad linnukesed. Roos pääses läbi, aga nad passivad seal all. Linnukesed andsid nemad ka muideks välja. Aga ma teadsin juba ennem, et nad seal passivad. Ma leidsin nimelt värske sitahunniku ja selle napsupudeli sealt kõrvalt. Kas lehelinnud ei peaks mitte olema juba Mehhikos lennanud? Kuigi kevad tuli see aasta vähe hilja ja ju see pesa tegemine veni. Rumalad linnukid, midagi head nad seal Mehhikost ei leia. Hea küll, aga hakkame parem liikuma. Kui nad Roosi ei puutud, siis nad ilmselt teavad, et noos on Presidios ja nad võtavad ilmselt maja ümber kohad sisse. Ma väga loodan, et Roos jõuab enne pimedat tagasi. Teie tantsuhall oli ka varem Länkri kõige uhkem. Aga nüüd, kui teil on pianiino, võivad teised oma poe kinni panna. Igatahes. Jah, meil on küll pianiino, aga meil puudub mängija, sest see vastik Roy Bean ajas ta linnast välja, sest meil on klaverimaks maksmata. Mis kuradi klaverimaks? Keegi pole mingist klaverimaksust enne midagi kuulnudki. Ma arvan lihtsalt, et see Roy Bean arvab, et meie pianiino meelitab tema saluunist joodikud ära. Jaa, ma arvan ka seda. Räägi meile sellest rahast. No, me istusime Presidios nagu tavaliselt. Tupot inutas. Kui ta nii jätkab, on meil varsti varud otsakorral. Oleks. Kiikus oma kiiktooliga ei öelnud suurt mitte midagi. No ja siis tuli mul selline tunne, et võiks väikse uinaku teha. Teate, ma mõtlesin, inimesel peab olema vahete vahel ka üks vaba päev. No ja siis hakkas jõe ääres kange laskmine. Vanasti hulkusid seal indiaanlased, kui nad sõjateel olid. Ja siis ajasid karjavargad mööda indiaanlaste radu. Texase veiseid Mehhikosse ja Mehhiko veiseid Texasesse. Aga nüüd pole pikka aega midagi kuulda ega näha olnud. Ebameeldiv kait. Mina seal jalutamas ei käi. No ja siis leitnant Hints otsustas luurele minna. No ja kui ta tagasi tuli, oli tal kotitäis raha kaasas ja üks küünlajalg. Mõelge, $10,500 ja üks küünlajalg. Oi, ma tahaks ka sihukest hunnikut raha leida. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui seda oleks isegi rohkem. Põrutaks kohe siit tolmuses kolkas San Franciscosse. Kus meil see raha ongi? Kindlasti mingi kaval peidukoht sellel. Presidios, kindlas kohas. Ah jaa, Presidiosse tuli üks imelik vanamees, kapten Kool. Ta oli raudteeröövleid jälitanud, aga need korraldasid talle varitsuse. Ja siis kapten Kool
lasi ühe varitsejatest maha. Ja sealt ta selle noosi leidiski. kapten K. see vana Ranger. see vana päss, kes on eluaeg ainult bandiite taga ajanud. Minu arust on ta liiga vana selliseks ajaviiteks. ei tea midagi, räägitakse, et ta on endiselt ohtlik. Seesama jah, aga ma hakkan nüüd minema. Ma ei taha presiidiosse minekuga hilja peale jääda. Pealegi, Telegrammi mehed kirjutasid mulle ja nad tulevad sellele rahale järgi. Aitäh teile. Peene napsi eest. Mis sa sellega teed? Kas sa kavatsed selle maha müüa, et saadud raha eest Roy Bean ja Klaveri maks ära maksta? Hei, Tell. Mul on väga hea meel, et ma seda maha ei müünud. Praegu ma müüksin enne meie uue pianino maha kui selle vana revolvri. See on paks raamat. Ma ei ole nii paksu raamatut lugenud. See on Karl Marxi Kapital. Karl Marx kirjutab, et kõik inimesed on võrdsed ja kunagi lõpeb kapitalism. Ja inimesed ja töölised hakkavad kõike maailma valitsema. Kas Karl Marx kirjutab ka kikaabudest? Mina olen kikaabu. Ma ei tea, ma ei ole seda veel päris läbi lugenud. Võib-olla. See on ju paks raamat, mis sa ütlesid. Kui sa oled sellega ühele poole saanud, siis ütle, kas seal kirjutati kikaabudest? Ma olen proovinud paari raamatut lugeda. Üheski ei kirjutata. Kuigi kikaabud on parimad jäljekütid. Raamatutes jauratakse mingitest tegelastest, kes ei tea jälje ajamisest tuukagi. Aga võib-olla sellepärast ei kirjutata, et kikapuud ei oska lugeda. Kuidas sina üldse lugema õppisid? Ma olen siinkandis parim jäljekütt. Ma võin jäljitada kõike. Aga ma ei osanud lugeda jälgi raamatus. Loredo koolimamsel õpetas mind, kuidas ajada jälgi raamatus. Vastutasuks selle eest, et ma aitasin kapten koolil ühte bandiiti jälitada, aga see oli ammu. Aga mitu raamatut sa läbi oled lugenud, kuulus king? 5 eessõna ja 3 järelsõna. Postimüügi kataloog ei lähe arvesse. Sealt vaatasin ma pilte. Pole mõtet lugeda, kui pilt kõik ära näitab. Aga mitu jäljerida sa oma elus oled lõpuni ajanud? Kõik ja alati. Aga miks sa siis raamatuid lõpuni ei loe? Ainult eessõna ja järelsõna? Kui ma tean, kus jälg algab ja lõpeb, pole mõtet kogu rada läbi kõmpida. Mokassiinid kuluvad ära. Aga kui me kuskile rahvarohkemasse kohta läheme, kuidas sa kõikide teiste jälgede seas need minu omad ära tunned? See on lihtne. Anna kapital. Vaata, see üks jälg on sügavam kui teine. See tuleb sellest, et sa välipudelit kannad ühel küljel. Kui välipudeli sisu sulle pähe hakkab, muutub su samm teistsuguseks. Lihtne. See kapital on hea raamat. Väga mugav on põlve toetada. Kuulus king, ma ei ole kohanud kedagi, kes peale jälje ajamisega oskab seda nii arusaadavalt seletada. Ma ütleksin teaduslikult. Kas sa ei tahaks kirjutada õpikut jälje ajamisest? See on hea mõte. Aitäh, Aurelia. Võib-olla kirjutangi, kui aega saan. Sellest tuleb paksem raamat kui kapital. Aga me peame edasi liikuma. Võib-olla hakkab jälle sadama. Ma ei taha mokassiine märjaks teha. Aga kuhu me läheme? Langrisse. Nelli ja Telli tantsusaali. Võib minna küll, aga miks? Ma oskan ajada jälgi raamatus. Aga nüüd tahan ma õppida lugema laulupabulaid. Laulupabulaid? Mis asjad need on? See on Loredo koolimamsel, kes õpetas mind ajama jälgi raamatus. Ta oskas mängida pianinot ja laulda. Ta kasutas mingeid lehti, kuhu olid joonistatud sirged vankrajäljed.
ja hobusepabulad nende vahel. ma arvan, et need aitasid tal laulda. Need pidid olema laulupabulad. Aa, sa mõtled noodilehti. Sa tahad õppida nooti lugema? Just. Neil ostis oma tantsusaali pianino. Tal peab seal olema keegi, kes mõistab laulupabulaid lugeda. Võib-olla on neil jäljekütti tarvis ja vastutasuks õpetavad nad mind laulupabulaid lugema. Kõlab mõistlikult, aga hakkame siis minema. Muidu saavad su mokassiinid märjaks. Ja. Nii, Roos. Nüüd on õige aeg minna presiidiosse ja rääkida neile, keda ma nägin, aga ma kardan, nad ei usu mind. Kellega te siin räägite? Iseendaga. Ma räägin alati iseendaga, kui ma erutatud olen. Ühesõnaga, ma otsustasin länkrisse jääda ja vankris magada. Mulle ei meeldi üksi pimedas kõrbes kolistada. Aga siis keskööl läks mul uni ära ja ma otsustasin teele asuda. Tegelikult polnud üldsegi hirmus. Need suured kaljud, mis näevad välja nagu tagurpidi keeratud potid, ütlesid mulle, Roos, ära karda. Järsku jäi hobune seisma ja hakkas puristama. Ja siis ma nägingi teda. Keda? Kindral Liid. Ta seisis seal kalju nurga peal ja vaatas mind. Ta oli umbes püstolil asuv kaugusel. Ma pidin peaaegu püksi pissima. Natukene vist tuligi. Alguses ma mõtlesin, see ei saa küll õige asi olla. Aga hiljem ma sain aru. Enne mäed ütlesid mulle, Roos, ära karda. Ja siis kindral Lee ütles mulle sama. Roos, ära karda. Kõrb on mind omaks võtnud. Ma ei karda enam kõrbe. Teate, kindral Lee nägi välja nagu kuningas, kuigi ma pole kunagi ühtegi kuningat näinud. Tuhko on keiser Maximiliani näinud. See on küll kõige pöörasem lugu, mida ma kuuldud olen. Ma ei tea küll kedagi, kes oleks kindral Liid näinud. Kes teie olete? Mina olen Roos. Mina olen Greks. Tema on Theresa. Ta on pime ja tuli kapten Kooli otsima. Kapten Kool on presiidios. Aga kui Theresa on pime, kuidas ta siia sai? Hobune tõi. Greks aitas ka. Vabandage mind, ma pean põõsastikus ära käima. Liiga palju erutust korraga. Varsti jõuame presiidiosse. Aga sa ei pea tulema. Roos viib mind kapten Kooli juurde. Sa võid nüüd koju tagasi minna, kui teed tead. Tean, aga kas kapten Kool tuleb mulle järele? Kapten Kool jälitab alati lõpuni välja. Nagu kuulus king. No, sellisel juhul tulen ma presiidiosse. Kas sa ei karda? Võib-olla, aga ma ei kavatse siit peale iga päev karta. Roos ei kartnud kindral Liid. Jah, asume teele. Imelik. Kindral Lee liikus ka presiidio suunas. Kuulge, et võtaks, ma olen oma lapiku pudeli ära kaotanud. Praegu tahaks võtta ühe korraliku klõmaka. Terve öö otsa oli imelik tunne. Mul on siuke tunne, et keegi siin veel peale meie passib siin kuskilt. Mul oli täpselt sama tunne. Ma kuulsin pimedas nõlvakult krabinat ja ma arvasin, et keegi on hirved nende ööbimispaigast jooksu ajanud. See on see vana puuma, kindral Lee. Ja ma tean, et ta ei ole siin hirvede pärast, vaid minu pärast. Alati, kui ma välja toimetama lähen, ma tunnen, et kellegi silmad jälgivad mind. See vana kass on mulle silma peale pannud. Võta oma sõnad tagasi, onu Eerik, kes kurja kutsub sel kuri karjas, nad ei kutsu mind asjata vanaks nõiaks, mina tean. Praegu on valge, varsti läheb palavaks nagu ahjus. Ma ei viitsida neid tondi jutte kuulata. Kiit, sa oled imelik sellest ajast alates, kui sa hobuste järele läksid. Me kuulsime lasku. Oled sa kindel, et sa teda maha ei lasknud? No jaa, ma ütlesin, ma ei lase teda maha. Ma ei lasknud teda maha. Te ei pea enam Roy Beani pärast muretsema. Muretsega on parem selle pärast, kuidas me selle noosi kätte saame. Ella, siin kutsutakse vanaks nõiaks.
ütle, mis su sisetunne ütleb. mu sisetunne ütleb, et nad kükitavad presiidios ja ootavad meid ja nad on oodanud terve öö. Seda tean ma isegi. Mis su sisetunne ütleb Noosi kohta, kus see on? Ma ei tea, no kusagil lähedal. majas muidugi, istuvad selle otsas. Me peame selle kätte saama. Palju neid on? Mingi 4. Üks on joodik, teine see vanamees, kes istub oma toolis. Ma tahan seda nodi kohe ja ma tahan näha, kui kõva mees see kapten Kool on. Hästi. Sul on võimalus nüüd omale uus nimi välja teenida. Ma tean, mida me teeme. Ma räägin teile. Läheb valgeks. Ma võin kohvi teha. Kurat teab, millal Roos sellest läntrist siia tagasi ei jõua. Pigem mitte. Kohv ajab kusele. Ja mina siit seinte vahelt praegu küll nina välja ei pistaks. Te arvate, et nad on siin, leitnant? Nad on igal juhul siin. Kuigi näha ei ole. Siis me ootame. Tulija ütleb tere. Kurat, ma tean, kus nad on. Nad passivad seal külmkeldri taga. Kas te näete neid, leitnant? Ei näe. Aga neil oli öö otsa aega sinna taha hiilida. Nad peaks olema purulollid, kui nad seda võimalust ei kasutanud. Aga kohe saame teada. Hei, seal väljas! Mis passite? Kas tulid oma käraka pudeli järele? See oled sina, Keinsakins. Ja sinu käes ongi mu lapik pudel. Tule välja, võtame paar lonksu ja ajame juttu. Ma tead väga hästi, et ma ei võta. Tule varem ise oma napsupläskule järele. Olgu peale. Me veel vaatame seda asja. Kapten, nad on hakkamist täis. Olge valmis. Pane püss ära! Et sina oledki kapten Kool. Mina olen kapten Kool. Ja sina oled üks järjekordne noor jõhkard. Sa lasid praegu Aleksit poja. Igatahes Kool. Ta oligi üks vana aeglane mehiklane. Õigupoolest Kool. Kui kiires sina oled? Ma arvan, et sa oled täpselt sama aeglane nagu see mehiklane, keda ma just lasin. Võib-olla isegi aeglasem. Aga ma olen siiamaani elus. Ja ma olen oma elu jooksul jäänud terve hulgas surnud jõhkardeid. Kõik nad pidasid ennast kiireks. Haara revolver, Kool. Kurat, Kool! Mul ei ole kahju, et ma ta maha lasin. See poiss oli ohtlik jõhkard, kes oleks kasvanud mõrtsukaks. Ja ma ei tolereeri jõhkardeid! Ei teie seal sees! Mis see toimub? Kiid! Sinu kiid on surnud, Lindprii. Sa saatsid praegu jõnglase enda eest tapatööd tegema. Vaata ette, Lindprii. Ma tulen sulle järele. See oled sina, Kool. Vana päss. Täna on sul õnnepäev. Me lähme praegu ära, aga see asi ei ole veel läbi. Leitnant! Andke mulle oma püss, ta pääseb minema. Ei, kapten, ta on juba läinud. Ilmselt hoiavad maja ust praegu sihikul. Meil on nagu vähe abi sellest, kui te praegu bandiitide käest tina saate. Noos on meil külmkeldris, Roos on peagi siin. Meil on tark praegu hoopis Aleksi Aavila vaata. Meid on kõiki siin elus vaja. Teil on õigus, leitnant. Vabandan. Ärge pange rohkem püssi käest ära, see asi pole läbi. Ma nägin kindral Lee. Issand, mis Aleksil viga on? Sai pihta, aga jäi veel.
Theresa! Mu hobune tõi sind siia. umbes pool teed. edasi aitas Kreks. Kreks? ma olen siin. see on Kreks. mina olen Cole. ma võlgnen sulle teene, Kreks. kas sa ka tead, kes ma olen? sa oled mees, kelle eest mulle pakutakse $10,000. jah, ma olen ka see, kes teid hiljuti varitses. Polnud suurem asi varitsus, aga te üritasite. küllap vist. seega teie arvates olen ma siis bandiit? Cole, minu meelest Kreks ei ole bandiit. tõsi, ta ei ole bandiit. Te ütlesite, et olete mulle teene võlgu, kapten Cole. laske mul minna. see on ainuke teene, mida ma sulle osutada ei saa, Kreks. sa rikkusid seadust ja mul on $10,000 tarvis. kahju, see on ainuke teene, mida mul vaja oleks. ära kunagi tõmba relva, kui sa ei kavatse tulistada. eeskätt, kui see on laadimata. kapten Cole, kas te lasete relvastamata mehe pihta? ma arvan, ainuke võimalus teada saada on järele proovida. selge. hüvasti, Theresa. hüvasti, kapten Cole. laadimata. jah, see oligi teene, mille ma sulle võlgnesin. hüvasti, Kreks. kapten, te lasite tal minna. kas Kreks läks ära? vabandust, ma ei näe. jah, ja koos temaga $10,000 sinu silmaraha. Karl, ma arvan, et sa toimisid õigesti. ma ei tea. Tuuko, teie olete haritud mees. kas keegi on kirjutanud raamatu, kust saaks lugeda, kuidas toimida õigesti? piibil võib-olla, aga ma pole seda ammu leidsenud. kuuluski, miks sa seda raamatut kaasas vead? et kõik näeksid, et ma oskan lugeda. Kikapud on head jäljekütid, aga ma ei tea ühtegi, kes oskaks jälge ajada raamatus. tõsi küll, sa ju õppisid lugema. aga ma olen pettunud. no see on küll kurb. minu arust raamatutest on palju kasu. isegi igavad raamatud aitavad näiteks magama jääda. mul ei ole raskusi magama jäämisega. ma võin jälitada kõike, mis liigub. ma võin jälitada isegi usse ja sitikaid. igalühel on oma jälg. aga raamatutes on kord ussi jälg, kord sitika jälg ja mingid sõnad, mis viivad ükskord sinna, teinekord teise kohta ja mõnikord ei vii üldse kuhugi. kuidas seda saab usaldada? kuulus, King, sa oled filosoof. sa pead raamatuid kirjutama, mitte lugema. mis raamat see on? Kapital. selle peal on hea põlve toetada, kui jälgi juurib. ja magades saab pead sinna toetada. aga nüüd tulin ma siia, et noodid selgeks õppida. ma tahan teada, kuidas hääli raamatusse panna. just nägin õues Lõgismaa jälge. ta on praegu teie külmkeldris. kui ma olen noodid selgeks saanud, tulen tagasi ja kirjutan teie Lõgismaa hääle üles. ega sa ei oska ju praegu neid vana Heibi hääli üles kirjutada. mis sind täna presiidiosse tõi? naised, nad lubasid mul õpetada, kuidas nooti lugeda. aga nad kõnnivad aeglaselt, varsti jõuavad kohale. kapten, mis teie sellest naiste külaskäigust arvate? ma ei tea. aga meie senine kogemus ütleb, et $10,500. kujutavad endast suurt kiusatust. tohoh, kuidas ma teile saan abiks olla? kas Länkrist on raudtee-ehitus juba läbi läinud ja teie tantsusaalis on nagu vähe kundesid või? Nell, seleta härrastele. kapten Kool ja leitnant Ints.
Te olete terve elu bandiite taga ajanud. Kas teil kunagi naisbandiitidega on tegemist olnud? Jah, mitme naisbandiidiga on teil tulnud rinda pista. No ma tean näiteks Bell Stari. Ta oli jõugupealik, tegutses indiaani territooriumil. Aga paraku lasti ta maha. Sina, Kool? Ma ei ole ühegi naisbandiidiga rinda pistnud. Kuhu sai tüürid, Nell? Seda, et nüüd on teil naisbandiitidega tegemist. Jah, me otsustasime bandiitideks hakata. Just. mina mitte. Kapitalismi lõpp on küll vältimatu ja võib-olla vägivaldne, aga selle hauakaevajateks on töölised, mitte bandiidid. Issand jumal, naisbandiidide on liisendunud naismarksist. Peast kuul, lapse krants. Aurelia, seleta oma kuradi habemikust hiljem. See nimi oligi? Karl Marx. Noh? Mis noh? See on $10,500. Jah, kus see on? Ja küünlajalg? Daamid, see raha ei kuulu teile, neile ega neile bandiitidele. Visake see bandiitide mõte peast välja enne kui hilja. Ma arvan ka, et ei peaks bandiitideks hakkama, daamid. Kapten Kool ei tolereeri bandiite. Hilja kullake, ma juba siin Kapten Kooli revolvriga. Vabandust, ma ei näe. Aga minu arvatist ei peaks Kapten Kooli revolvriga sihtima. Ka minu meelest ei peaks see Kapten Kooli revolvriga sihtima. Nii et andke Jaaga oma revolver siia. Järgmine või olla sina, Kapten Kool. Ma pole midagi oma elust poole persega teinud. Ja kui mul on bandiit, siis seda täiega. Kus on raha? Ja kus on küünlajalg? Issand, Nell, kas sa lasid ta maha? No nüüd sa oled küll täiega bandiit. Kes maha lasti? Vabandust, ma ei näe. Nell lasi leitnant Hintsi. Nell, ma arvasin, et sa oled üks igavene tüütus. Aga ma näen nüüd, et sa oled hoopis midagi muud. Vaata ette, Nell, sa oled poolel teel, et sundida mind esimest korda elus laskma naiste rahva pihta. Kapten, kurat, ma arvan, et see asi läheb käest ära. Las nad võtavad selle neetud raha ja selle kuradi küünlajala. See kõik on ju sealt külmkeldris. mina sinna ei lähe. Püsige kõik paigal! Tell, külmkelder rõue peal, mine vaata järgi. Ma ei läheks sinna. Keegi minu arust peaks leitnant Hintsi haava siduma. mina teen seda. Püsi paiga! Mina teen seda. nii need asjad ei käi. sa võid neid küll tulistada, aga ära looda, et sa siis oled veel minu sõbranna. Ole vait! Tell, sa kohmitsid seal külmkeldris nii kaua. Mis toimub? Ma ju ütlesin, et mina sinna ei läheks. Seal kerbes oli lõgismadu. Ta vist hammustas Nelli. Te sunnikud teadsite, et lõgismadu on külmkeldris. Kool, sa ronid kohe sinna ja sa tood selle raha ära. Ma lasen sulle muidu kooli pähe, siis selle teisel rangeril samuti. Otsa raisk! Issand! Mis juhtus? See on läbi, Theresa. Sa tegid minu töö ära. Ma jäin hiljaks. Kas ma sain kellelegi pihta? Ma ei tahtnud. Aga ma tegin, nagu sa ütlesid. Kuule ära, kuni käib kuke klikk-klikk ja lase hääle suunas. Jah, ma õpetasin sulle seda. Aga ma ei arvanud, et sa seda kunagi tegema pead. Kurat, mul on vist rivipuru, aga see pidas kuuli kinni. Kui see pauk käis, ma mõtlesin, et kurat, nüüd ma olen küll küpse. Kui selle Walkeri mul kabuurist välja tõmmas, siis ma mõtlesin küll, et no kuradi kange tüdruk. Mina sellega küll hakkama poleks saanud. Aga ma ei näe. Kuidas saan ma elu ja surma üle otsustada pimesi? Et sa tundsid, et nii on õige. Aleksil on õigus. Vahetevahel tuleb talitada tunnete järgi. Sina, Theresa, ei näe silmadega, aga sa näed südamega. Sa arvasid, et kool ratsutas bandiite taga ajama
sinu pärast ja sa tuled teda päästma ja sa päästsidki Colli. Keiser Napoleon III saatis Maximiliani Mehhikosse ja kui Maximilian sattus täbarasse olukorda, siis Napoleon III ei päästnud teda, vaid reetsis. Sina aga, Theresa, ei reetnud Colli. Sa ei otsustanud pimesi. Sa talitasid südame järgi. Süda näeb alati paremini kui silmad. Issand, Tuuko, sa oskad nii ilusti rääkida nagu raamatus. Tuukol ja Aleksil on õigus. Sa ei talitanud pimesi, ära muretse. Vahel on vägivald õigustatud. Aga nüüd pole kedagi, kes mul nooti õpetaks. Kuule, kuuluks kind. Unusta need noodid. Kirjuta pigem mingi raamat. Ei, ma lähen parem mägedesse ja jälgin kotkaid. Aurelia, tuled sa kaasa? Igatahes, see presiid on suur paik. Ka meil on aeg minna. Vaya con Dios, amigo. Mul oli au. Ma ei ole oma elus väga paljusid haritud inimesi näinud. Ja teie siis nägite kindral Lee. Kuradi lugu. Leitnant, kui need Southern Pacificu mehed tulevad, andke neile see raha, mida vana Eib külmkeldris valvab. Hästi, kapten. Aga mis ma ütlen Kreksi kohta? Ma ei tea. Mõelge midagi välja. Theresa, on aeg koju minna. Jah, ka. Kahju, et ma teid ei näinud. Ja Woodrow Cole lasigi su tulema. See on uskumatu. Aga no see ei ole veel läbi. See ei ole kindlasti veel läbi. Onu Eerik kindlasti rõõmustab, kui tagasi jõuab. Ta on sind alati nutikaks poisiks pidanud ja nutikaid on meil tarvis, kui jälle presiidiosse noosi järele läheme. Oota, kas ta sellepärast ratsustaski Länkrisse, et mehi otsida? No jaa, raudtee on sinna igasugu rahvast kokku toonud ja seal on hakkajaid poisse, kes millegi ees risti ette ei löö. No. Kindral Lee murdis onu Eeriku maha. Õudne vaatepilt. Nägu oli ära söödud, riided olid katki rebitud. Me leidsimegi ta ainult nende valgete kannikate järgi. Need helendasid kaugele nagu need moodsad elektripirnid. Jaa, kindral Lee oli millegipärast kannikat puutumata jätnud. Arvatavasti sellepärast, et seal oli vähe liha. Ja kindral Lee rääkis kogu aeg, et see kass on talle pilgu peale pannud. Mind kutsutakse vanaks nõiaks, aga seda ma küll ette ei näinud. Kindral Lee tegi meile korraliku üllatuse. Ei, kindral Lee tellis $10,000. Ta sõi onu Eeriku näo ära, seega teda ei ole võimalik ära tunda. Me anname onu Eeriku neile Southern Pacificu meestele ja ütleme, et see olen mina. Aga kus on kapital? Kui sa onu Eerikut nägid, hakkasid sa oksendama. Ennem seda panid sa kapitali maha. See peab olema onu Eeriku kõrval. Me läheme kapitalile järgi, selle peal on hea põlve toetada, kui jälgi juurid. Ja magades saab seda peal hoida. Lähme. Ja mina pean selle veel lõpuni lugema. $10,000 on kenake summa. Selle eest võiks rancho osta. Ei, see raha läheb kapten Cole'ile. Theresa saab võib-olla nägijaks ja Cole ei peagi kedagi ära tapma. Onu Eerikul on sellest rahast nüüd ükskõik ja Elli, sa tead, sa ei hakka kunagi ranchot pidama. Ja mis sa ise edasi teed? Ma lähen Californiasse. Kõik kipuvad viimasel ajal sinna. Aga sind pole võtet vist Californiasse kutsuda. Ei, Californias ei ole kellelgi vana nõida vaja. Mina jään siia.